Põhiliselt on jah, kõik laulud tuntud traditsionaalsed jõululaulud välja arvatud üks, mis on Jürjentali lugu, mida laulab Tõnis Mägi, see on selline hästi võimas, hästi vahva lugu. See on minu teada ka ainus uus Eesti lugu selle plaadi peal ujudes. See on jah ainukene originaalne Eesti jõulumuusik. 2 aastat tagasi ma laulsin rock-ooperite hiti peale vist ühe loo ja enne seda ka 2 aastat ei ole laulnud, enne seda vist oli Kollane allalaev. Nüüd üle 2 aasta saab ikka korras mul lahti tehtud. On siis raske ka või on jõululaule lihtsalt juba ainuüksi meeleolu tõttu? Kallis jõuluaeg, sündinud Jeesust ootatud poeg, kus tõde ja valgus ja armastus see on, lootuse pilgud Jeesuse peal. Tavaliselt tehakse jõuluplaate niimoodi, et parasjagu selles stiilis, mis sellel aastal moes on ja aasta pärast ei kõlba need enam kuulata, sest võib-olla stiil on muutunud ja ma püüdsin teha sellist plaati, kus need lood oleks kuulatavad ka 5 või 10 aasta pärast. Ja solistidele, kes seal plaadi peal osalevad, püüdsin selgeks teha, et nad ei esindaks ise ennast, aga esindaks just jõululaulu. Kuidas neil välja tuli? Mina olen tulemusega väga rahul. Omanäoline on see laserplaat veel koori ning orkestri osaluse poolest, aga eks neid erinevaid esitusi jõulumuusikast igale vanusele ja maitsele tule kindlasti veel. Meile andis see näide võimaluse arutleda hoopis ühel teisel teemal, nimelt. No oleme ausalt, ega neil mingisugust perspektiivi ei ole, Eesti on nii väike, et ega neile kõigile tööd ei jätka. No Hedvig on tubli, Hedvig võttis oma koti üle õle, läks Ameerikasse õnne otsima, äkki tal veab, siis mul on küll väga hea meel. Tähendab selles mõttes, et väljaspool midagi ära teha ei ole küll mingit perspektiivi, sellepärast, et nii kui nad satuvad kokku kusagil teiste riikidega, kus peab natukene jõudu katsuma, siis ma arvan, et praktiliselt neil saab selgeks, kus nad ise asuvad ja kus teised on. Me ei saa ikka ligi lähedale. Musi korjata kusagilt ei ole ja kui me ka valime enda hulgast välja kõige parema ja saadame sinna, siis ta ikkagi satub esimest korda elus nii suure publiku ja nii vastutusrikka esinemise, et täiesti kindel, et närvid ei pea vastu. Musi korjata kusagilt ei ole ja kui me ka valime enda hulgast välja kõige parema ja saadame sinna, siis ta ikkagi satub esimest korda elus nii suure publiku ja nii vastutusrikka esinemise, et täiesti kindel, et närvid ei pea vastu. Kui ma oskaks vastata sellele küsimusele või teaks retsepti, siis ma ütleks, aga ma ei oska, mul ei ole mingit vastust sellele.